Nüüd on aga meil külas Andres Melts. Tervist, Andres! Tervist! Me teame, et sa oled tõeline aktsendimeister ja paneks tegelikult su oskused natuke proovile, et palun tutvusta ennast televaatajatele, aga tee seda Soome aktsendiga. Soome aktsendiga? Selge. Welcome. My name is Andreas. I am from Tallinn, Estonia. I go to school, 12 years. And afterward go to university. Also my father Juho, he carpenter, make a wood. Super. Ülikool just mainisid, et mida sa üldse ülikoolis õppisid ja proovi nüüd prantsuse aktsenti? Oui, very easy. In the university I study the Chinese language. I study 4 years, 1 year in China and 3 years in Berliin. No super, tõesti, hiina keelt oled õppinud, aga me leidsime ühe klipi, kus sa lausa jäljendasid Mihkel Kärmast, nii et vaatame seda koos. Täna pealtnägijas. Miks noored ebaõnnestuvad? Kas teadsid, et iga 3. Eesti YouTuber on luuser? Mina ka mitte. Kuid statistika ei valeta, erinevalt minu abikaasast. Täna oleme tulnud siia Riia külje alla Tartusse. Küll on noormehele, kes veel paar kuud tagasi oli omadega ree peal, kuid liigne enesemetlus ning puudulikud finantsid tõid kaasa kurva diagnoosi. Harilik marutaun. Tere, Henri. Räägi. Asi on tõsine. No tõesti, üks mu lemmikklipp ja naljaks klipp, et sa ei saa nii tagasihoidlik olla, sul on ikkagi 22 000 followeri TikTokis. Kuidas need sketši-ideed üldse sünnivad? Tead, täitsa kosmosest tulevad. Mõnikord istun üksinda kodus ja siis tulevad kuskilt. Mõnikord saan semudega kokku ja siis tuleb lihtsalt niimoodi nipsust. Aga väga tihti ma lihtsalt jälgin. Ma ei tea, käin linnas ringi, kodu ümber lihtsalt kuidagi jälgin inimesi, inimgruppe ja sealt see tuleb. Aga no minul ei tundas üldse lihtne, kas seda saab kuidagi õppida või peeglist ja harjutusi, et kuidas üldse seda harjutada? Jaa, Sander, seda saab õppida Tallinna Ülikoolis. Jaa, magistrikursus How to be Andreas. Ja ei, seda ei, ma arvan, et kindlasti saab õppida muidugi, mina isegi õpin iga päev, on ju. Ja no lihtsalt on niisugune järjepidevus on kõige olulisem, ma arvan. Et lihtsalt iga päev, iga nädal vähemalt istuda maha ja mõelda, et mida siis nüüd filmida. Jaa, super. Et millist sisu sul endal meeldib siis toota? Ongi siis naljakad, aga kas on ka mingi lemmik, et sa ju ka laulad väga hästi? Jaa, ma ei tea, mulle meeldib ütleme TikToki puhul just see, et seal saab katsetada nagu kõike. See on niisugune nagu toores platvorm natuke, on ju, et ja mulle meeldib, ma ei saa öelda, et mulle midagi lemmikut, et mulle meeldibki näidata oma erinevaid tahke. Jaa, samuti tegelikult ka ju stand-upi maailm ikkagi sattunud, et Tigranile tegid tegelikult sooja. Kuidas see läks? Ta on tõesti külmavares, et tal oli vaja seda sooja teha ja läks väga hästi, tõesti läks nagu suur aitäh ka Tigranile, et ta usaldas ja kutsus ja see oli super, 20-minutiline sett ja esimest korda suu läks hullud kuivaks. See on õppetund, mis ma sain, et lava peal tuleb juua ikkagi vett vahepeal. Kuidas rahvas vastu võttis seal? Väga hästi. Tigran ütles ka pärast, et wow, Andres, ma olen ikka üllatunud, et inimesed naersid nagu tõesti. Oli mingi hea nali kohe, mis on meeles ka või? See peab ikka... Tead, ma olen väga halb nalja rääkija, päris ausalt. Ma olen ette valmistama ikkagi selle seti ja siis see on niisugune nagu, ütleme, suur üks tükk, eks ole. Et eraldi ühte nalja välja tuua on nagu päris keeruline. Jaa, et kuidas siis on, et TikTokis teed ikkagi nagu videosisu ja siis stand-upis pead olema live rahvas, kumba sa eelistad? Jah, see on mõlemal omad plussid, miinused. Ma arvan, eelistan ikkagi seda nagu praegu siin see otsene tagasiside on ju, et mulle meeldib väga kommentaaridele vastata videote all muidugi, aga see ei ole ikkagi, eks ole, päris see, et ma näen, et sa naerad, ei naera, mis toimib, mis ei toimib, ma näen kohe ära selle nagu. Seal likeide arv ütleb midagi ja kommentaarid absoluutselt. Aga me oleme täna su keeleliselt proovile pannud, meie kaassahtjuta Anett on praktika laua juures valmis, paneme su täpsuse ka proovile, nii et liigume koos. Liigume. See on nagu seal, mis on jalgpalli maailmameistrivõistlused. Jaa, täpselt praktikalaud. Tere tulemast siia meie praktikalaua juurde. Me oleme sulle valmistunud ette ühe mängu. Selline lõbusmäng. Sina viskad palle topsidesse ja ühes topsis, kõikides tegelikult, aga see tops, kuhu sa palli viskad, on ju, seal on üks sõnade jada. Ja nende sõnadega me paluksime sul tänase saate lõpetada meloodiliselt gitarri natukene. Selge, ma hakkan minema. Ei, kõik hästi. Ühe kaupa viskad, kui Aneti pasun kõlab, siis võid alustada ja paned siis. Aga ma panen siis korralikku seekord. Me oleme muidu vaata seda pasunat hästi rahulikult pannud. Ma panen täna nüüd korralikku. Pane täie jõuga. 3, 2, 1. Pane. Ja juba läks. Sa harjutanud. Aitäh. Vaata, mis sa välja võlusid. No nii, okei, vaatame. Ülikoolis on ikka harjutatud. No ei tea, jah, ei oska öelda. Ei kommenteeri. Nii, sõnade jada, siis järgmine. Nii. Malta Bichon. Tead, mis on? Ei tea.
üks koeratõug, kes oli meil kutsude loos täna. Okay. Koeratõug, nii. Siis koalitsioon, sinine tramm number 4, saade, asotsiaal, raha vähe, imeline, tudengid, Jupiter, kallid vaatajad, tšau. Ja ilusti on su koht siin, tuuakse ka sinu gitarr ja sõnad on ilusti ekraanis. See on nagu minu elulugu ju. Absoluutselt. Me elame siin taga sulle Ja, kaasa, me ei taha sära ära võtta sinult. Selge. Tantsid ei taha siin taga kuidagi. Me siin vaikselt olemegi. No vaatame. Aitäh, et te kõik tulla saite, kõik kaamerad, kõik kaameramehed ja naised. Malta Visioon, mis su nimi on? Koalitsioon teeb aina otsuseid. Mul on väike õde ja pisut vanem veli ja koolis sõidan ikka sinine tramm number 4. Täna siia tulin, kõndisin läbi Tallinna, siin on saade ja õige ilus vaade. Aga tuleb välja, et kõik, kes teevad seda saadet siin, ei saagi jõue minna ja nad pole päikest näinud. Nüüd ma räägin natukene endast, ma väiksena olin asotsiaal. Asotsiaal ja minu parim sõber oli B-sotsiaal. Meil mõlemal oli raha hirmus vähe ja ütlen ausalt, matemaatika ei hakanud pähe. Aga selle asemel bioloogia mulle meeldis. See oli tõesti imeline. Imeline bioloogia. Ja ma käisin lasteaias, koolis, gümnaasiumis ja ülikoolis. Ma olin väike noor ja tudeng ka. Ja ma ülikoolis õppisin logistikat ja astrofüüsikat. Mis on teie lemmikplaneet? Mulle meeldib maa, aga varsti ilmselt peame siit ära kolima. Siis ma mõtlen, et valikus, mis meil äkki on Marss või Jupiter või hoopis Saturn. Kallid vaatajad, ma arvan, et teile see tänane saade võib-olla ei meeldinud just see viimane osa, kus ma midagi üritasin laulda. Aga pole hullu, neid saateid tuleb veel ja tuleb paremaid külalisi. Seega täna teile ütlen tšau.